Hei, hei! Tere tulemast järjekordsele kohvipausile. Mul on väga hea meel siin esmaspäeviti teie ees olla, enda mõtteid jagada ning loodan, et kellelegi maandub parasjagu see mõte, mis esmaspäeviti on siin laivis soodsale pinnale ning annab tõuke edasi tegutseda. Mina olen Õnnela Seinamets ja assistendi koolis me toetame siis alustavaid virtuaalassistente ehk siis inimesi, kes soovivad leida endale lisatulu teenimise võimalust, võib-olla ka karjäärimuutust lausa teha. Samamoodi on meil siis VIP-klubi kogukond, kus siis on kõik ettevõtlikud naised, kes tahavad virtuaalteenusega endale sissetulekut luua. Ja loomulikult ettevõtjad, kes vajavad sihukese virtuaalteenuse pakkuja abi, siis teile on ka assistendikooli lehel olemas täiesti eraldi alamleht, nii et minge piiluma. Enne kui ma liigun tänase teema juurde, siis mul on üleskutse, mis on ka juba siin Eesti Virtuaalsed Assistendid Facebooki grupis korra üleval olnud, et teil on võimalik pakkuda baaskursuse õpilastele praktika kohta. Nimelt siis registreerida saab ennast 31. augustini. Ja see on väga hea võimalus, kuidas katsetada siis koostööd ühe virtuaalassistendiga, sihukene väga turvaline võimalus. Nii et leidke kommentaaridest link ja registreerige julgelt ennast. Tänane teema on siis enesekindlus, ehk siis pigem just selles võtmes, et ära näita, et sa oled ebakindel. Väga palju kordi on minul olnud selliseid tundmatut ala või sellist suurt elevust, ärevust ja sihukest ebakindlust sees. Aga tihti ei tohi seda välja näidata. Ja ma just kuulasin hiljuti Leila Hormoosi podcasti, kus ta ka rääkis enesekindlusest ja mitte nüüd siis selles võtmes ma täna ei taha rääkida, et kuidas sellest lahti saada, vaid pigem selles, et sa hakkaksid märkama oma käitumist ja need väikesed harjumused, mis võivad seda ebakindlust tegelikult võimendada. Väga tihti räägitakse, et sa pead olema valmis, sa pead olema enesekindel ja siis sa saad alles minna tegutsema. Sa saad kliendi siis, kui sa oled enesekindel. Sa pead olema enesekindel, kui sa seda hinda ütled. Kõik ongi väga õige. Aga tegelikult see enesekindlus ju kasvab tegutsedes. Kõigepealt sa pead tegema ära selle video. Sa pead minema sinna kliendi kõnesse. Sa pead ütlema oma hinna või teha siis ka oma ettepanek. Ja alles siis, kui sa oled need asjad ära teinud, muutub see ebakindlus enesekindluseks. Nii et sa ei saa olla juba eos enesekindel uute asjade puhul, kui sa ei ole neid kordagi veel teinud. Kui me jalgrattaga sõitma hakkasime, siis ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes ikkagi värises seal. Ja kui ka täna vaadata väikeseid lapsi, siis ikkagi nad on väga ebakindlad. Aga mida rohkem sa harjutad, seda kindlamaks sa saad. Ja see ebakindluse koht on meil teenusepakkujatel ikkagi väga tavaline. Sa võid olla oma töös väga hea, aga ikkagi sa võid tunda ebakindlust hetkel, kui sa näiteks pead oma oskuseid kirjeldama, kliendile soovitusi andma, loomulikult hinda ütlema. Ja üks koht, kus ebakindlus hästi välja paistab, on see, et kuidas me räägime. Näiteks alustame tihti oma mõtet, et ma ei tea, kas see ikkagi on hea mõte, aga võib-olla ma saan valesti aru, aga ma alles olen alustanud ja ma ei tea ja ma ei ole selles võib-olla väga osav. Äkki oleks võimalik kuidagi. Kas tulevad tuttavad ette sellised ebakindlad lause algused? Minul küll on. Ma päris tihti olen tabanud ennast sellisel viisil rääkimast.
need on, jätavad justkui mulje, et need laused on viisakad ja tagasihoidlikud, aga me tegelikult kasutame neid justkui pehmendamiseks, et justkui vältida võimalikku kriitikat ehk siis justkui ennast kaitstes. et ma olen näinud jah, paljud, kes alustavad virtuaalassistendina või üleüldse, kui sa alustad alles mingit teenuse pakkumisega, siis tihti käib seal kaasas, ma olen alustav, ma olen alustaja. et sa juba nagu jah, pehmendad seda olematut hirmu, mis no, olematut justkui rünnakut, mis sa arvad, et sinu pihta võiks tulla, et kuna ma olen alustaja, siis ma ei oska midagi, et ma juba annan selle seost teada. aga, aga see ongi see koht, et sa juba annad teisele inimesele selle kätte, et sa oled väga ebakindel. näiteks kui sa märkad kliendi töös mingeid kohti, mida sa saad lihtsustada, siis sa võid ju öelda, et ma ei ole päris kindel ja võib-olla see isegi ei sobi, aga äkki me võiksime siin teha kuidagi teisiti. aga miks mitte öelda hoopiski, et ma näen siin ühte kohta, mida me saaks teha lihtsamalt. ja minu ettepanek on seda teha nii. hoopis teistsugune emotsioon on seal taga. mõte on ju täiesti sama, aga vahe, kuidas sa selle serveerid, on ikkagi väga-väga suur. ja see ei tähenda, et sa räägiksid nii, et sa justkui tead kõike. ja samamoodi enesekindlus ei tähenda seda, et sa pead kõigist üle rääkima, sa pead olema väga jõuline. sa võid olla väga rahulik ja koostööaldis, aga samas sa ütled oma mõtted väga selgelt ja enesekindlalt välja. meil on väga palju teenusepakkujaid, kes ka VIP-klubi kogukonnas ei tunne seda, et nad on tegelikult tegijad, neil on nii palju kogemusi. ehk siis miks mitte alustada kliendile mõne ettepaneku tegemist just selle lausega, et minu kogemuse põhjal ma soovitan sellist lahendust. või et selle info põhjal ma alustaksin hoopis sellistest sammudest. ja ma olen alati üles kutsunud ka seda, et kui sa ei tea, siis sa võid seda rahulikult ja enesekindlalt ka öelda. et ma kontrollin üle ja ma annan sulle täpse vastuse. me ei saa kõiki asju teada. oluline on aga see, et sa lihtsalt ei vähendaks enda teadmisi ega mõtet siis enne, kui see teine inimene pole isegi seda mõtet jõudnud veel kuulata. kui palju on tegelikult olnud videoid, mis on alustatud näiteks sellise lausega, et ma proovin nüüd natukene selgitada, aga ma ei tea, kas ma seda väga hästi oskan. ja sa kohe annad märku selle sõnumiga, et sa ei ole eriti kindel endas. selle asemel võiks ju see algus olla hoopis selline, et ma täna näitan sulle, kuidas ma saaksin selle tööprotsessi lihtsamaks teha. või siis näiteks, kui kliendi kohtumisel oled, et räägin kõigepealt lühidalt oma tööst ja siis vaatame sinu vajadused läbi. või siis ka vastupidi. räägi mulle enda vajadustest ja siis ma räägin enda tööst. et see on väike asi, mida märgata, just seesama, et kuidas me räägime. teine koht, kus ebakindlus kasvab ja oi, kuidas mulle see ei meeldi, on vaikus. me oleme näiteks kliendi kõnel ja me ütleme oma hinna. tekib tohutu paus. see paar sekundit tundub paarkümmend minutit. ja kohe tekib tegelikult soov hakata sinna otsa rääkima. aga muidugi me saame vaadata väiksema paketti. ma võin oma hinda natukene muuta. see hind tegelikult sisaldab väga paljusid asju. me hakkame kohe justkui vabandama, pehmendama, aga tegelikult ei ole võib-olla klient jõudnud veel üldsegi enda jaoks analüüsida, kas see hind on kõrge või see on paras. aga me oleme juba hakanud ennast õigustama. hästi oluline on aru saada seda, et see vaikus, mis tekib
ei tähenda ju seda automaatselt, et midagi on valesti. Teine inimene lihtsalt tahab mõelda, võib-olla mingeid asju arvutada, kui me räägime hinnast, võib-olla parasjagu just sõnastab oma küsimust. Ja selle pausi täitmine ongi meil sellepärast, et meil on tohutult ebamugav. Et alati tasub seda pausi jätta sisse, sest teine pool peab saama ka natukene mõelda. Väike paus vestlustes on täiesti normaalne. Seda on tohutu keeruline teha. See on hästi suur õppimise koht ka minule, aga jällegi õpime pausi ja vahel öeldakse isegi, et paus kannab. Kolmas koht, millele sa võiksid tähelepanu pöörata, on seesama, et kuidas sa oma seisukohti esitled. Et oletame, et klient tahab teha midagi viisil, mis sinu kogemuse põhjal ei ole võib-olla kõige parem lahendus. Sa annad oma soovituse, aga klient hakkab vastu vaidlema, ütleb oma mõtte väga kindlalt välja. Ja väga tihti meil tekib kohe soov nõustuda. Isegi siis, kui see lahendus, kliendi lahendus ei ole parem, vaid pigem sellepärast, et tema kõlas hoopis enesekindlamalt. Ma ei ütle nüüd seda, et ära kuula klienti, kindlasti tuleb kuulata klienti. Kliendil on tihti rohkem infot, kui tavaliselt teenusepakkujal on. Ja just see tema pakutud valik võibki olla ka õige, aga see ei tähenda seda, et sa pead kohe pärast esimest vastuväidet oma kogemustele põhinevast otsusest või soovitusest loobuma. Väga kenasti saab tegelikult öelda, et ma saan aru, miks sa seda varianti eelistad. Et minu mure on siin siis see, et selle tulemusel võib juhtuda järgmine asi. Või siis, et me saame teha seda sinu pakutud viisil. Tahan lihtsalt välja tuua ühe asja, millega tasub arvestada. Neid variante on erinevaid, sõltuvalt selles situatsioonis. Ja tegelikult see ei ole vaidlemine. See on päris okei, sa väljendad, sa avaldad oma tööalaseid vaateid, ehk siis sa räägid oma kogemuste pinnal ja sa esitad neid seisukohti. Et see, kui sa oled paindlik ja see, kui sa oled paindlik, ei tähenda kohe seda, et sa oled ebakindel ja sa loobud oma seisukohast. Üldsegi mitte. Korraks ma juba rääkisin ka sellest, kuidas me räägime. Et veel on üks koht, kui sa lähed näiteks kliendi kõnele, kui sa lähed kohtumisele või sa hakkad videot tegema, siis pane tähele, mida räägib väike hääl sinu peas. Kas ma olen piisav? Kas ma jätan rumala mulje? Kas minu hääl väriseb? Kas nad saavad üldse aru, et ma olen närvis? Teine inimene ei kuule seda vestlust, aga ta näeb sinu käitumist. Ta näeb seda, kas sa räägid väga kiiresti, kas sa väldid silmsidet, kas sa oled pinges või püüad kogu aeg juttu ette vabandada. Ma mäletan, kui ma läksin sekretäride konverentsile rääkima. See oli tohutult ebamugav, ma olin väga-väga ebakindel. Aga nagu ma ütlesin, et esimesel korral ma ei olnud rahul ja ma läksin ja vabandasin ka alguses seal ette, aga teisel korral olin ma palju enesekindlam. Ja siin ongi hästi oluline see, et inimesed näevad sinu käitumist. Ära lase neil näha seda, et sa tegelikult oled natukene närvis, ärevuses, ebakindel. Pane jalad maha, aja selg sirgu, lase õlad vabaks, hinga paar korda rahulikult ja ütle see esimene lause, kas või natukene aeglasemalt. Kui su närv tahaks tegelikult seda teha, sest ärevas olukorras me hakkame kiiresti rääkima.
ja see ei tähenda ilmtingimata seda, et sinu ebakindlus kaob, aga siin on suur vahe. sa ei lase sellel ebakindlusel olukorda juhtida. samamoodi tasub tegelikult meeles pidada seda, et enesekindlus ja ülbus ei ole üks ja sama asi. Enesekindlus ei tähenda seda, et sinu arvamus on alati õige või sa ei peaks üldse teisi kuulama. see tähendab seda, et sa ei vähenda oma teadmisi, oma oskuseid, oma mõtteid ainuüksi sellepärast, et sa tunned ennast närviliselt. ja samamoodi enesekindlus ei tähenda seda, et sa teeskled. teesklemine oleks see siis, kui sa väidaksid, et sa oskad midagi, mida sa tegelikult ei oska. Enesekindlam käitumine tähendab, et sa räägid asjadest päriselt nii, nagu nad on, oma oskustest nii, nagu nad on. ja sa teed seda selgelt. pane selle nädala jooksul tähele, kus kohas sa oma sõnumeid pehmendad, kuidas sa oma teenustest räägid, kuidas sa hinda ütled. ja siis ongi, ära hakka kõike korraga muutma, märka neid väikeseid asju ja tee need muudatused tasapisi. jäta oma lausetest välja, ma ei ole kindel, aga. või harjutad hinna ütlemist nii, et sa ei hakka seda kohe põhjendama. ja võib-olla teed hoopis kliendikõnes enne vastamist väikese pausi ise. Ehk siis ka kliendi poolt võib olla see, et ta hakkab täis rääkima seda vaikust. nii et vaata neid kohti, ehk siis leia ja märka neid asju ja proovi neid muuta. ja iga kord, kui sa märkad neid asju, sa saad selle vana harjumuse ringi teha, sinu enesekindlus kasvab ja lähedki sirgema seljaga ja reipamalt uutele väljakutsetele vastu. VIP-klubis tulevad tegelikult sellised teemad väga palju ülesse. kuidas oma teenust sõnastada, kuidas kliendile vastata. ja tegelikult ongi hästi hea see, et kui sul on olemas võib-olla keegi, kellega sellest olukorrast rääkida, kes oskab sind võib-olla kõrvalt vaadata, kes oskab kõrvalt aidata. ja siis sa saad ka tegelikult enesekindlamalt. leia endale inimene kõrvale, kellega sa saad rääkida läbi mingisugused olukorrad ja situatsioonid. ja usu mind, see aitab ka väga palju kaasa. ehk siis eesmärk ei olegi ju see, et ebakindlus täielikult ära kaoks. pigem on see, et see ebakindlus ei juhiks sinu otsuseid, vaid sa teeksid need otsused ikkagi kindlalt ja ei lase võimust sellel ebakindlusel võtta. mõnusat esmaspäeva jätku, enesekindlamat tulevikku ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau!